Täna õhtul viime teid Portugali paleesse, mida enamik inimesi kunagi ei näe. Kui me sisse astusime, ei suutnud me uskuda, kuhu me sattunud olime. Aga kui me hakkasime selle ajalugu avastama, muutus selle palee lugu veelgi põnevamaks. See mõis sai alguse Barros perekonnast, kes oli esimene selle ajalooga seotud suguvõsa. Hiljem võttis Pereira perekond valduse üle ja muutis selle tulunduslikuks valduseks. Ametlikult pärineb palee 1400. aastate lõpust ning allikad viitavad, et siin oli kaitserajatis juba 1100 aastal. Seejärel, 17. sajandil laienes see paik elamumõisaks, muutes vana kaitserajatise tõeliseks perekonna paleeks. Kuid kõige rohkem köitis meid selle usuline pool. Perekond oli väga pühendunud. Leitud ajaloo järgi suunati pojad ja nende järeltulijad religioossele elule ning isegi tänapäeval on seda minevikku veel tunda. Majas sees viitavad kabelidetailid, esemed ja teatud tubade paigutus kõik sellele, et kodu pidi näima vaga. Ometi ei jäänud nende nimi laitmatuks. Selle paleega on seotud ususkandaal ja paljud usuvad, et see tähistas perekonna allakäigu algust. Kuulete sellest rohkem meie uurimise käigus. See kinnisvara on olnud maha jäetud pool kümnendit ja selle ajalugu on endiselt selle seinte vahel. Ainus ohutu viis meil seda kohta uurida oli öösel, sest päeval töötavad inimesed siin põldudel ja selle koha ümbruses. See on maha jäetud Portugali aadlipalee, mis ise on maha jäetud, kuid selle ümbrus ei ole. See näitab sulle 218 öösel, mida me sinu heaks teeme. Aga mis siin sees on? See lööb sind pahviks. Ma olen sellepärast elevil. See on üks põhjuseid, miks ma sellele reisile Portugali tulin. Nii et vaatame. See koht on hullumeelne, siin on täiesti pööraseid asju. Lähme ja proovime ka nende inimeste loo välja selgitada. Sest minu arvates on see nagu 17. või 18. sajandi talumaja. Tõenäoliselt, ma arvan, mul pole aimugi. Vähemalt paarisaja aasta vanune. Seda on näha kasutatud ehitusmaterjalidest, selle koha kivimüüridest. Ja ka lisatud elektrijuhtmestikust. Sest kui see koht sajandeid tagasi ehitati, polnud siin sõna otseses mõttes elektrit. Aga nagu paljud aadiperekonnad, polnud ka nemad erandiks. Nad tegelesid tõenäoliselt veini valmistamisega. Ja vaadates siin olevaid tanke, eriti uusi, on selles kohas kuni üsna hiljutise ajani veel veini toodetud. Jah, ma arvan, et võib olla isegi tänaseni. Okei, kas see on asjade kuivatamiseks? Jah, Täpselt, sealt. vorstid, küüslaugud, sibulad ja mida iganes sul vaja kuivatada. Ma mõtlen, vorstid on nagu... See on tavaline kelder, nagu näha. Midagi erilist ei toimu. Välja arvatud see, et kui ma siia tulin, nägin, et lõpus on veinikelder. Siin, muidugi. Mis oleks ilus palee ilma veinikeldrita? Tõsi, Tagapool on veel mõned puderid alles. Need ei ole nende enda veinid. ma arvan, et ei, need on ilmselt pudelid, mida nad koguvad, et hiljem oma veiniga täita. Olgu, liigume nüüd edasi keldrist, astume nüüd paleesse. Ja köök. Esimene tuba, kuhu sa sisse astud, kui tuled välja aidast, kui tuled välja keldrist, on sõna otseses mõttes magamistuba. Tõenäoliselt külaliste tuba. Voodi ennast vaadates. See on üsna lihtne. Väga tavaline voodi, eks? Jah, ja väga ebatavaline, et voodi siin on. Jaa. Et siin all on voodi. Ma pole kunagi varem keldris magamistuba näinud. See on imelik. Niimoodi korrendatud, eriti vanasti.
selles luksuslikus palees ei ehitatud keldrit mugavuse jaoks, vaid töö tegemiseks. Seda ümbritsesid veinipaagid, laoruumid ja tootmisseadmed. See lihtne voodi sobib sinna äkitselt hästi. Keegi pidi jääma lähedale, et jälgida temperatuure, käärimist, pumpasid, lekkeid ja ajastust. Sageli terve öö. See, kes siin all magas, oli kindlasti kas keldrimeister või usaldusväärne töötaja öises vahetuses. Nad ei oleks kunagi pannud oma külalisi keldrisse magama. Aga see on ju kena magamistuba. Kas sa oled näinud seda tooli siin nurgas? See on imeline tuul. Nahktöö on hämmastav. Jah, ja siin muidugi nagu tavaliselt imeline Maarja kujutis. Vau, see ongi see. Alguses nimetan seda hobuvankriks, aga tegelikult on see kandetool. Jaa, Ja see on, ma usun, 18. sajandist. ma ei ole ajastuses kindel, aga jah, see peab olema umbes sellest ajast. Ma vaatasin erinevaid esemeid ja uskusin samuti, et see on 18. sajandist. Ja siin oleks 2 inimest, kes kannavad ühte aadlikku, kes elas selles kohas, selle kandetooli sees. Lähme. Tegelikult nad ei ole nii pikad. Ma saan neist üle seista. Kas sa oled kunagi varem midagi sellist leidnud nagu see siin? Ei, sellist asja ei näe iga päev. Ma ei usu, eks? Kuule, kas see pole lahe? Ma tunnen end siin sees väga kuninglikuna, aga see on mõeldu 2 inimesele. See on ülimalt väike. Jah, see oligi nende transpordivahend või vähemalt kuninglike jaoks. Teised inimesed reisisid ringi. See on hämmastav. Ja ka vaesed inimesed, kes pidid neid mõlemal pool kandma. See pidi olema väga raske. Eriti kui sees oli raske inimene. Olgu, las ma teen ühe väikese kohenduse. See polegi nii hull. Jah, aga kujuta ette, kui keegi oleks seal sees. Mine istu. Ei, aga see on nii uskumatu leid, nii ajalooline ese. Vau, ja siin me oleme, selle koha esikus, alumise korruse esikuseks. Jaa. Mulle meeldib see. Okei, siin on veel, mida vaadata. On küll. See pole viimane. Tule minuga. Kas me peaksime juba siia poole minema? Ei, jätame selle hilisemaks. Okei. Sa pead videos natuke kauem ootama. Kindlasti telli kanal ja pane videole like, sest see video on hullumeelne ja me võtame teie nimel siin natuke riski. Okei. Vaata seda. Esimene asi, mis mulle siin ruumis silma jääb, on lagi. Ja mitte kusagil mujal maailmas, välja arvatud Portugalis, ei ole selliseid lagesid. See on omamoodi 8-nurkne või 6-nurkne kuju. Mitte täpselt 8 nurka, see on välja venitatud. See on väga ainulaadne. Alati puidust tehtud ja enamasti värvimata, eks? Aga see siin on juba algselt värvitud. Ja selle all on meil selle pere suur söögilaud, kes siin varem elas. Nii et selle all seisab 6 või 8 tooli. Siin pidid toimuma uskumatud õhtusöögid. See tundub keskaegne. See ongi see tunne, mida see mulle ka annab. Jah, aga ma olen üsna kindel, et see on nii. Sa mõtled lühtrit? Jah, kogu palee on keskaegne, aga siin näed seda tõesti. Ja ma arvan, et see võis olla ka algupärane ese, sest see on lihtsalt elektrile ümber ehitatud. Hiiglaslikud kapid. Ikka veel selles kohas, vaata kogu portselani või enamiku portselanist. Jah, enamik sellest on keraamika, mitte portselan, aga jah. Taldrikud seinal, nagu me tihti näeme. Iidne tera seal üleval. Ja veel sisse ehitatud kapid koos. Suletud. See on suletud. Jah, kummaline. Vaata seda kohta. Mulle meeldib ka see abilauake siin väga. Lihtsalt kuldsed jalad ja peal marmorplaat. Vaata seda tuba. Oh, vau.
see on ka hämmastav. Mingisugune lugemistoa moodi kabini. Jah, me pole ikka veel kindlad, mis tööd need inimesed teevad, nagu me enne ütlesime. Tõenäoliselt on nad rikkad inimesed ja toodavad lihtsalt veini. Siin on meil väike raamatukogu, mis on endiselt täis kõiki raamatuid. Kas siin sees on tõesti vapp? see näeb lihtsalt välja nagu naist kujutav dekoratiivne motiiv, aga ilus on küll. Tõesti, ilus. Jah, laud ise, ma mõtlen, on tüüpilisem Portugali laud. Mööblil on sellised kuulikujulised detailid. Ma ei oska seda korralikult kirjeldada. See võib kõlada natuke imelikult. Aga ma saan aru, mida sa ütled. Need tunduvad mulle väga Portugali moodi. Me näeme neid alati, eriti voodites. Mitte nii palju muus mööblis. Siin on meie esimene pilt. Väga peen perekond. Nad kõik riietasid end selle pildi jaoks täiuslikult. Ma armastan seda tuba, aga vaata, mis tähtis ja üllas koht see oleks ilma oma erakabelita. Pere ajaloo põhjalikuma uurimise käigus saime teada, et siin lavastati väidetavalt imemitu aastakümmet tagasi. Pere väitis, et kabelis sees olev kuju nuttis mõnikord, täpselt nagu need kuulsad kujud, mis tõid palveränduleid kohale üle kogu maailma. Jutt levis kiiresti, külastajad saabusid, annetused järgnesid ja mõnda aega see toimis. Kaabel andis perele autoriteedi ning mõis sai kasu selle prestiižist. Kuid siis pöördus see nende vastu. Kui kuulujutud kasvasid, tõmbas see ligi vale tähelepanu. Võõraid, skeptikuid ja lõpuks ka preestri, kes hakkas küsimusi esitama. Pere ei suutnud seda kontrollida. Imelugu varises kokku ja sellistes kogukondades nagu see, kui sinu usk näib teeseldud, ei taastu sinu nimi kunagi. See on ilus ja endiselt nii hästi säilinud. Selles kaabelis on palju erksaid värve. Jah, siin on palju kontrasti. Ka lagi on imeliselt maalitud, helesinine ja kollane. Kuidas see toimiks? Kas see oleks lihtsalt palvetamiseks või tuleks siia ka preester? Ma ei usu, et siia preester tuleks. Olen üsna kindel, et see ongi lihtsalt selleks. Päeva jooksul, kui tahad palvetada, saad siia tulla ja kasutada seda ruumi privaatselt palvetamiseks. Vau! ja külalised kasutasid seda ilmselt ka või pereliikmed kasutasid seda. Jah, kõik, kes külastasid. Nii et siin peal seisab mingi usuline tekst. Seda ei kohta just tihti. Olgu, lähme edasi. See koht on nagu labürint. See läheb vasakule, paremale, üles ja alla ja ma üritan siin ise teed leida. Oleme ruumides põgusalt läbi käinud ja neid vaadanud. See on midagi, mida me tavaliselt teeme, kui avastame uut kohta. Vaatame enne ringi, kui päriselt filmima hakkame. Jah, vau. Kas see on pähklipureja? Jah, see on vedruga pähklipureja. Ma lihtsalt nägin seda oma silmanurgast. See on esimene kord, kui ma seda mahajäetud kohast näen. Pole kunagi midagi sellist näinud. Mulle meeldib see. See on nii ilus. Nii et ma arvan, et keegi lihtsalt tegutseb siin ringi. Kui neil on palju pähkleid, jah, see kõlab veidralt. Nad lõhuksid need kõik siin lahti ja paneksid siis korvi. Ma arvan, et see on nii lahe. See on ilmselt sahver, kus me praegu seisame. Tõenäoliselt, jah. Klaasid on ikka veel kapis. Mulle meeldib, kuidas need alati nii korralikud sõrmede küljes ripuvad. Tasteed, härra. Palju toole on veel alles. Kuule, taga on neil mõned veinipuderid. Ja siin me jõuame koridori. Kas sa tead, mis on ilus? See merch, mis su seljas on. Sa märkad seda? Muidugi. Aitäh, härra. Ma kannan seda imelist, hästi istuvat Bros of DK merchi. Vaata seda. Pusja. Explorer pusja. Kui tahad olla nagu meie, vajad Explorer pusja. Kõik. Mingi aadressile brosofdk.com, link on kirjelduses, vaadake meie loodud kaupa ja saage tõeliseks avastajaks, nagu meie. See on sõna otseses mõttes parim viis selle kanali toetamiseks ja aitab meil minna sellistele missioonidele, et neid kohti avastada. Tool, mis on paremaid päevi näinud ja mulle meeldib, kuidas see on loodud nende massiivsete plokkidega. Jah, need massiivsed graniidiplokid.
Oh, see on vist välilamp või siis siselamp, kes teab. Ja siin on nii palju tube igas suunas, et mul pole aimugi, kuhu edasi minna. Aga ma lähen lihtsalt paremale. Siin jõuame teise eluruumi ja see tundub rohkem inimeste mõõtu eluruum. Jaa, Veidi hubastem ruum, mida tihti näeb lossides, kus on tohutud saalid, aga inimestele meeldivad väiksemad toad rohkem. jaa, see tundub isiklikum. Veidi hubasem, veidi sõbralikum. Aga jällegi väga Portugali moodi. Jaa. Ja vaata seda, et selline asi on selles toas. Ja vaata seda kraani, täiesti kivist asi toas. Ja see näeb välja nagu midagi selle perekonna oma, eks? Oh jah, võib-olla. Mul on tunne, et olen neid varem näinud. Siin on meil veel üks vana foto. Tõenäoliselt keegi perekonnaliikmetest peale sinu. Seinavaip seinal. See on kivist seinavaip. Tundub, et seal on kujutatud templirüütleid. Jaa. Noor tüdruk. Ilmselt istub kusagil hoone välisküljel. Ja meil on ka väike laps, nii et me teame kindlasti, et sellel hoonel on pärijad. Meile ei ole täiesti selge, miks see on hüljatud ja kui kaua see koht on hüljatud olnud. Siin on meil raamatukogu, kivist tehtud raamatukogu. See on uskumatu. Ma tahaksin, et mul oleks see siin oma majas. See sama noor tüdruk tuleb tagasi ja see sama laps ka. Ning ma eeldan, et nad istuvad hoone sees, seal. Inimsuuruses söögituba, samuti söögilaud. Mulle meeldib sellistes kohtades jarutada. Need viivad mind tagasi teise ajastusse. Kindlasti. Ja meil on magamistuba uskumatu voodiga. Kas see on? Kas see on värvitud voodipeats? Ja kogu asi on värvitud. Mujumal? Sellel on nii keerulised detailid. See on tõeline kunstiteos. Ja aga ka siin magamistoas, vaata lae kõrgust, ma just märkasin seda. See on nii kõrgel. Kui need meetriteks ümber arvutada, siis ma arvan, et see on umbes 6 meetrit kõrge lagi. Jah, midagi sellist. Umbes 20 jalga või nii. Tundub, et magamistoas on nii kõrge lagi üsna ebamugav, sest seda on võimatu soojaks kütta. Ja kajab ka ning pole eriti mõnus. Jah, ma arvan, et nad ehitasid need kohad lihtsalt suure joonelisuse pärast, praktilisusele mõtlemata. Ja need on kõik perele kirjutatud kirjad. Palju aastaid, aastakümneid tagasi, ka palju usulist kraami. Vaata seda. Usulised brošüürid ja muu kraam kõikjal maas. Muidugi, kirst. Mis oleks Portugali koht ilma kirstuta? Okei, lähme. Siin on veel üks sissepääsuuks sellesse kohta. Oh jumal, ma ei ole veel selles toas käinud. See näeb välja nagu väga uus magamistuba, just kui hiljuti kasutatud. Isegi... Oh, see on nii lahe. Kas sa tead, mis see on? Jaa. Neile, kes ei tea, see on mängulaud. Ja see lahti käiv laud avanes igast küljest kolmnurkpedeks ning moodustas kena pinna, kus sai mängida kaarte või muid mänge, mida soovisid. Ja need toolid selle kõrval on samuti väga ainulaadsed, väga kõrge seljatoega. Jah, see on kindlasti maja viimane tuba, mis on jäänud. Sellel pool on meil ravimid. See siin on aastast 2022. Ja kui sa sinna vaatad, siis seal on näomaskid, nii et see on ilmselt pärast Covidit. Arvad, et see on pärast Covidit hüljatud? Jah, see pidi nii olema. Jah, maskide ja kõige sellega tundub see tõesti nii. Aga see on ju uskumatult hiljutine. Mulle meeldib see meiki lauake.
Vaadates asju nendes tubades, võime kindlasti eeldada, et see on olnud maha jäetud vaid mõned aastad. Olgu. Isegi kui see on olnud maha jäetud vaid mõned aastad, miks on see juba nii avatud ja lagunenud? Ei, mitte lagunenud. Võib-olla käis seal vahepeal ainult hooldaja või ma ei tea. Hiiglaslik kaar. See tuba on tõesti eriline. See on maja kõrgem lagi ja see on täiesti avatud köök. Ma arvan, et see on nii lahe. Oh jumal, ma pole kunagi varem sellist tuba näinud. See on tohutu. See on vähemalt 15–20 meetrit kõrge. Ei, see on täpselt nii. Jah, see on veidi liialdatud, aga vähemalt 10–12 meetrit. Jah. Nii et umbes 30–40 jalga lai. Ja kogu suits tõusis üles ja väljusid sealt ülevalt, sest seal on omamoodi korsten üleval. See on väga vana ehitusviis. Ja üks asi, mida peame mainima, on see, et see on tegelikult torn. See on tegelikult torn, jah, sul on õigus. Kapp on endiselt täis nõusid ja toitu. Ja siin on meil lahtine kolle, lahtine tulease, kus ketid rippusid ja potid keesid. Seal taga on ka ahi. Traditsioonilisemat kööki, ma arvan, et sa ei leia. Jah. Suur teegan siin üleval. Ja isegi sisse ehitatud kapp siin, kuhu saab kõik potid ja pannid ära panna. Vau, ma oleksin tahtnud seda kööki täies hoos näha. See pidi olema midagi uskumatut, lausa maagilist. Kas sa oled näinud selle tööpinna suurust? Jah, see on ka tohutu. See on kindlasti keskaegne. See on keskaegne tööpink. Miks on kõik asjad keskaegsel ajal nii suured? Võib-olla lihtsalt ukustamiseks või midagi sellist. Näidata end mingil moel. Ja tol ajal olid inimesed ka palju väiksemad, nii et nad olid pingi suhtes veelgi väiksemad. Ja siin on veel üks sahver trepi all. Jah. Oleme seda oodanud ja edasi lükanud. Okei, need põrandad, mis teevad nii palju müra. Vaata seda. Selles majas on veel üks kandetool ja ma arvan, et see on isegi ilusam. See konkreetne kandetool ei ole dekoratiivne, vaid on eesmärgipäraselt ehitatud kandetool. Suretud kabiin, kardinad ja polsterdatud sisemus olid loodud privaatsuse ja rahu tagamiseks, isegi lühikese liikumise ajal järsul maastikul või halva ligipääsuga kohtades. Silma paistab see, et kandetoolil on kandepuud küljes, mis viitab sellele, et seda hoitakse kasutusvalmis, mitte lahti võetuna. Need tuulid olid seotud kõrge staatusega majapidamiste ja isegi kirikuringkondadega. Sellises palees nagu see viitab see ametlikele saabumistele ja diskreetsetele lahkumistele. Ja neid hakati kasutama, muidugi olid neid kasutatud Aasias ja mujal maailmas juba varem, aga Euroopas ja Läänes hakati neid kasutama umbes 14., 15. ja 16. sajandi paiku. Aga need muutusid tõeliselt tavaliseks 17. sajandil ja neid kasutati kuni 19. sajandini. Ja põhjus, miks te võiksite mõelda, miks mitte kasutada hobukaarikut, mis on kiirem ja mugavam, on see, et Euroopa tänavad polnud tegelikult korralikult sillutatud enne. Oli lihtsalt munakivi sillutis. Munakivid, kitsad tänavad. Nii et kui sul on aadlik ja sa pead kuskile linna minema, siis kasutati inimeste vedamiseks kandetooli. Oh, ja see on värvitud nahk. See on värvitud nahk. Mis see on? Puit? Oh, ei. Ei, see on nahk. Kõik on nahast. Ja see kõik on värvitud. Vau. Sa näed, sest see on nagu kinni naelutatud. Oh jumal, leida selliseid asju. Ma ei arvanud kunagi, et leian nii ajaloolise eseme. Ei, mina ka mitte nagu. Ma pole tõesti isegi väljaspool maha jäetud kohta kunagi sellist näinud.
ma arvan, et kui seal sees oleks õige suurusega inimene, siis sa ei näekski. See oleks sellele nii suur koormus. Jah, aga kandetool on siin toa keskel ja me pole veel toast rääkinud. Jah, lae peale on kriimustatud relv. Sa näed seda, eks? Sest need inimesed olid aadlikud ja neile meeldib seda näidata ning see lagi on hullumeelne. Puit ulatub sõna otseses mõttes seitesse. jah, need kolmnurksed nurgad on ilusad. Annavad toale lihtsalt nii erilise õhkkonna. Samuti meeldib mulle, kuidas puit on veidi ebatäiuslik. See meeldib mulle väga. Oh jaa. Lauad ei ole korralikult virnastatud. Ma tahaksin väga näha, kuidas nad selle tegid. Kas sa arvad, et need kapid, mida me siin näeme, on samuti keskaegsed? Ma arvan, et see on veidi hilisem. Jah, Arvestades peente rauatöödega hingedel ja võtnauhu juures, tundub see mulle pigem 18. sajandist pärit olevat. ma mõtlen, sul võib täiesti õigus olla. Vau. Jah, seda on tõesti lihtne uskuda. Tõenäoliselt on seda mitu korda taastatud, aga noh. Kõik siin olevad esemed on tõelised antiikesemed. Vaata, 120 aastat vana redel. Kest lõbab. Siin. Jah, ja siin on meil paar pilti, mis maha jäid. Kuule, aga see on üsna hiljutine, väga hiljutine. Ja kas see ei ole mitte sama mees? Ma ei usu, ei. Millal ta suri? Kuupäeva pole. 1945. Ei, see on ilmselt tema isa siis. Jah. Need on inimesed, kes siin elasid. Nad näevad väga väärikad välja, eriti see mees. Jah. Ta on väga tõsine ilme näol. Vabandust. Vau, see on ilus lamp. See kirst, jumal küll. Sellel on isegi sahtlid all osas. Kas need on päris? Oh jaa. Jah, need on päris... Ma ei tea, kuidas neid avada. Võtmega, ilmselt jah. Siis tõmba seda võtmega või midagi sellist. Sama, mis keskmine? Jah, hiiglaslik võti. Timeline esse, illus esse. Nüüd peame lihtsalt midagi tabama. Sellel on tempel peal. Tõenäoliselt käsitsi tehtud. Seinavalgustid on samuti hämmastavad. Need tunduvad tõeliselt keskaegsed. Drakoon, jah, miks mitte? Näeb välja nagu koer draakon. Koer draakon, jah. Ja siin on meil veel üks kena istumisnurk. Laud, redel ja toolid selle ümber. See on rohkem ametlik söögituba, mulle tundub, et see on tõesti väga-väga kena ruum. Samuti nautige kardinaid, mis on kõikjal selle ümber. Aga muidugi meeldib meile siin kõige rohkem keset tuba seisev kandetool. Milline kunstiteos? Kunstiteos. See palee on lõputu. Jätkub ja jätkub ja jätkub ning iga tuba on täis asju. Vaata seda. Mis see on? Kapp. Oh, vau, see on nii lahe. See on täis preestrikeepe. Wow. Kas sa arvad, et keegi selles majas oli preester? Võib-olla. Jah, kõik need religioossed asjad, mida me seni näinud oleme. Jah, praegu tundub see väga tõenäoline. Isegi siin on rist. Ma mõtlen, et oleks loogiline, kui siin oleks pastor. See koht on nii täis üllatusi. Oh, wow. Okei, see on minu lemmiklagi selles kohas. Vaata seda. Seda võib küll öelda. Kogu see nikerdatud puit. Detailid on uskumatud. Ja mulle meeldib, et see on puit, mitte stukk. Jaa. Ma arvan, et nikerdatud puit on lihtsalt ilusam kui stukk, eriti selle maja puhul. Ma mõtlen, et Portugalis ei näe krohvi nii tihti. Siin on meil veel üks töölaud. Taas tõeliselt Portugali mööblise.
aga see kapp selle taga. Mikerdatud näod, ilu igas nurgas. Oh, need pallid selle all. see on ilus kapp. Mulle see väga meeldib. Ja siis ka mõned pallid, mis seisavad siin peal ja värvitud pallid. Ja siin on meil tüüpiline Portugali pink, jaotatud isteosadega. Tõeliselt sellele riigile omane ese. Oh, vau, see on ka väga elegantne. Ma tahan iga mööbli eset selles kohas. Tahtsin lihtsalt näidata, kuidas see töötab. Plokid tõmmatakse välja ja siis saavad nad sinna toetuda. Siinpool on ka üks imeline sekretärilaud. Mulle meeldib nende uste kuju seal ja mõnikord on nendes ka ainulaadseid peidetud osi. Sellise asja tegemine nõuab tõelist meistrit. Mõned pildid, väga vanad pildid. Mis on selle toa juures kummaline, on see, et siin külgedel on tegelikult magamistoad. Oh, jaa. See on väga väike tuba. Kas sa arvad, et see on lapsele? Tõenäoliselt. Voodi on ka väga väike. Siin on meil veel üks söögilaud. Seal on kaunis pilt. Oh, see on veidi suurem magamistuba. Sellele poole. Mida nad tegid? Seal. Nad lõikasid osa seinast välja. Mul pole aimugi. Tundub, et nad otsisid midagi. Võib-olla oli see taga seif või midagi sellist. Jah, võib-olla idus voodi. Jah, see on hämmastav, eks. Jah, see tikand on tõesti lahe. Aga ülejäänu on väga lihtne. Väga lihtne. Milline koht? Kõik, mida oleme teile seni näidanud, oli maja esimesel korrusel, aga loomulikult on siin ka teine korrus. Aga kuna majal on nii kõrged laed, on peaaegu võimatu teha korralikku ülemist korrust. Eemale seinast. Seal on üks hiiglaslik ämblik. Vau, ma oleksin peaaegu oma pea tema vastu ära löönud. Leslie. Olgu. Jah, need on mõned magamistoad. Seda on hiljem kasutatud ka hoiuruumina, nagu näha. Siin on palju ajalehti ja jälle kirjad vedelevad siin. Oh, vaata neid pilte. See ei ole pilt. Kas see on joonistus või pilt? Võib-olla töödeldud. Minu jaoks näeb see rohkem välja nagu joonistus. Jah, täpselt. Noh, aga see näeb tõesti hea välja. Ja siin on kõik pildid, mille perekond siia maha jättis. Noor poiss, noor tüdruk, kõik inimesed, kes kunagi selles kohas elasid. Nende lugu on siia seintesse kirjutatud. Ilus perepilt. Samuti on seal kohal ka preester. Olgu. Siin on meil veel üks magamistuba, pole eriti midagi vaadata. Ja siin kõrval on veel üks magamistuba. Jah, tõenäoliselt lapse oma... Väga tühi. Jaa. Nagu need pole seda ülemist osa ammu kasutanud. Tead mis? On aeg meil magama minna. Jaa. Ma mõtlen, me oleme siin juba olnud. Ma arvan, jah. Nii et me oleme umbes tund aega uurinud ja nüüd on aeg mõned pildid teha ning siis siit lahkuda. Aga ma olen väga rahul, et me selle koha ära tegime.
isegi kui see oli veidi riskantne. Ja selle riski eest tasub kindlasti selle like panna. Kirjutage alla kommentaaridesse, mida te sellest kohast arvasite ja tellige see kanal, sest see on väga oluline. Aitäh, et minuga kaasa tulite. Pole tänu väärt. Ärkame öösel üles ja näeme teid kõiki järgmisel nädalal uues uskumatult lahedas videos. Head aega, ärge unustage külastada projodika.com. Head aega, ma armastan teid.